No tšau siis, me oleme lõpuks reisil. Ma ei jõudnud normaalset sissejuhatust teha ja rääkida väga palju sellel esimesel päeval, kui me hakkasime reisima. Sest meil läks nii kiireks, me kolisime või pakkisime kõik asjad ära veel ja tassime autosse ja esimene ringkäik alla meil korteris läks niimoodi, et ma kaotsin võtmed ära. Siis Birgit leidis need mingi 10 minti hiljem üles ühest kotist, mis ma olin alla viinud. Siis teine käik ülevalt alla unustasime me võtmed tuppa. Õnneks ma andsin juba ühed võtmed ära. Siis me käisime, tegime väikse sõidu, käisime minu korteri võtmetel järgi, saime tuppa uuesti sisse ja siis me saime edasi kolida. Siis me läksime Nõmmele, seal pakkisime siis kõik korralikult enam-vähem ära ja siis hakkas meil sõit. Meie esimene sihtpunkt oli Ida-Virumaale. Me jõudsime oma esimesse sihtpunkti Ida-Virumaale. Põhimõtteliselt Venemaal oleme ja siin pildistatakse. Meie ainult vaatame, kuidas pilti tehakse. Meil on lepo. Eelmise video all küsiti, et kas see kanister jääbki siia kogu aeg külje peale. Ei jää. Need mõlemad on siia niimoodi kinnitatud. Ja nad on seal siis sõidu all. Ainult siis, kui neid vaja on, siis paneb ühe selle raami siin ülesse. Ja näete, Jott ka garaaž sai kokku Ida-Virumaal. Mis me teeme? Lõket teeme. Hakkame grilli tegema, varsti sauna. Chill. Koerad kiusad üksteist teiega. Me oleme Pinnuks silmas töökojas. Me hakkame ehitama kaamerale alust, et me saaks selle panna auto ette üles raami külge. Saaks timelapse teha. Ja ma tahtsin meile süüa ka kaaslasi ja sitaks palju. Nii et me võime roos minna Euroopasse. Praegu me hakkame ehitama head asja ainult. Kaur näeb siin ikka väga räigelt vaeva sellega, see tuleb nii ilus värk, et kõik mingid tšekak üle Pinnuks silmas, all descriptionis on ka. Ja Villu providib nippareid. Vaadake, mis meile Kaur tegi valmis Pinnuks silmas Instagramis. Et ma panen alla descriptionisse ka kirjada Instagrami, minge followge. Saate siukseid handmade asju. Kõlbab või? No muidugi kõlbab. Kui apu. Pole nii ammu söönud. Legit asi, noh. Teega. Ma loodan, et Holden nüüd väga palju söö. Siis tal ei lõppe see hästi, ma arvan. See on huvitav. Nüüd on meil see väike Hullem kui elab teine või? väike vahepaus ja siis sööme kõht täis. Teeme kohvi, Nescafe 1-3-1. Kelle jaoks kohvi, kelle jaoks lurr, meie jaoks kohvi. Ja siis me jätkame oma reisi Pärnusse. Ma arvan, et me unustasin magamiskotid koju, tähendab tekid koju, linad koju, paidad koju. Me ostame need kõik uued endale. Või magamiskotid ja paidad ainult. Jee! Very nice. Nüüd hakkame süüa tegema. Kuule, sa jääd tummiks, kui sa kogu aeg vähe saad rusikaga.
See Rannarootsi lihapallidega kartulipudur on täiega maitsev. Et me mõtleme, et äkki ostame seda enne Eestist minemist veel kuskilt kaasa, sest seda on suht kerge teha ja ta on täiega maitsev. Aga ta näeb äärmiselt tülgastav välja, seda ma pean ütlema. Üldse ilus, jah. Aga ta on hea. Ta on siuke suht... Vaata ma... Suht siuke mingi rõve möks. Jaa. Kes sööb toitu välimuse järgi, siis ärge teie seda osta. Et nüüd peaks õhtul või millalgi ostma kurk ja tomatid ka, siis saab natuke salatit kõrvale teha. Näita neid konservileibasid ka. Siuksed. Võtta välja ka üks. Siuksed rõngad. Pean terve võtma. No näiteks. See on paremini aru saada. Discgolfi kettad siuksed. Kaua need säilivad? Kas nad siis kestavad kauem ka või? Ma ei tea, kus siin, seda pole kirjas siin. Aga täistera rukkileib. Eesti jõud. See võib olla. See kehtib 06.06.2018. Praegu on 2019. Aga kindel, et see tootmiskuupäev ei olnud või? Praegu 2019. Jaa. See on konservi sees, nüüd ei lähe alas. Oota, aga äkki siis oli... Päriselt või? Juu. Miks siis peab ära see? Eks siis õhtul jumal karistab meid. Selleks nii hea ongi. Vähemalt siin on WC. Millal 2019 aasta juba tuli? Siin vahepeal. 2021. See on ka vanaks läinud. Kaur tahab hoopis meid ära tappa. Me jõudsime nüüd kell 10:30 õhtul ööbimiskohta. Täiesti põhimõtteliselt suvaline koht. Siin maantee ääres keerasime tee äärest maha ja jäime siia. Sest me ei viitsi täna enam otsida, kuna kell on suht palju. Et oleme väsinud ja tahaks süüa teha ja magama minna ja homme jälle päeva alustada. Me saame lõpuks magama minna. Kell on 11:30. Siuke pesa meil siin on. Birgit on siin kõrval, mina olen siin. Holder on seal ees. Valvab midagi passipullult. Siin juba mingid pätid kohal. Golden kaitseb meid. Vot, aga ta ei hea teed. No nii, me oleme esimest ööd metsas juba olnud. Päris normaalne oli isegi. Üks vend siin lihtsalt nahistab süüa ainult. On põrsas. Näete, elasime üle selle toidu, mis meile seeme aasta aega vana. Midagi hullu juhtunud. Kummagi lalb pole. Kõik on korras. Et nüüd me teeme siin pildi ja siis läheme Pärnusse. Käime Pärnus ära ja lähme Lätti. Me ei tea, kuhu me veel Lätis lähme, et siis me vaatame jooksvalt kõik. Me ei viitsi eriti ette planeerida. Ikeasse oleks vaja minna plastikkarpa osta. Ma rohkem ei tea midagi, mis me teeme. Nüüd tulime aina siis muuli vaatama. Me ei ole täna põhimõtteliselt mitte midagi rohkem teinud ja siis Birgit otsis meile marsruuti, kuhu me lähme ja mida me teeme üleüldse nagu. Et see on meie esimene koht, kus me ütlesime. Me hakkame Lätis vaikselt tööbimiskohta ka otsima, sest kell hakkab juba palju saama. Aga lähme vaatame selle muuli üle siis. See oli väga pikk teekond. Päris halb oli seal lõpus ikka tee. Me pidime Birgitiga mõlemad eraldi käima, sest Holden murraks jalad siin juba alguses ära. Ja see oli väga väsitav. Ma oleks ühe korra kukkunud, aga see oli sellepärast, et mul oli plätu halvasti. Said head kaadrid või? Ma ei tea. Ma arvan, äkki midagi sai. Midagi ikka kasutada saab, ma loodan. Lähme otsime nüüd koha, kus süüa saab teha. Ööbimiskoha või? Lähme või? Lähme Eestisse või Lätti? Lähme Lätti. No vaatame seda asja. Nüüd tulime tänaseks sööseks, mis koht see oli, krapi telkimisalale või trapi või krapi, igatahes see on mingi
alla 10 gildi Läti piirist. Vähemalt jõudsime juba välismaal ära käia oma reisi ajal esimest korda. Vist võime reisi lõpetatuks lugeda. Jah, et oli väga meeldiv. Pange like, pange subscribe ja share'ige ka kõigile, siis me äkki lähme veel korra käime välismaal ära.